Tere tulemast meie valimisdebatt saatesse Tallinna linnapea eridesse. Täna oleme kutsunud siia 3 erineva erakonna kandidaati. Kohe ka tutvustavad ennast. Tervist, ma olen Jevgeni Ossinovski sotsiaaldemokraatidest. Tervist, ma olen Urmas Reinsalu Isamaast. Tervist, mina olen Maris Lauri Reformierakonnast. Nagu näete, oleme kutsunud siia kõigi Eesti kõige populaarsemate erakondade liikmed, eriti meie sotsiaaldemokraadist Jevgeni, kes on Tallinna parim linnapea hetkel siiamaani viimase Tallinna ajaloo jooksul, mis on 700 aastat. Ja võib-olla lähekski esimese küsimuse juurde, et hetkel on väga aktuaalseks teemaks trammiteed siis Liivalaial ja Pelgulinnas, et mis on teie arvamused sellest? Et jah, palun, meid alustada esimene. Ma mõtleks, et need on väga olulised ja kindlasti meie väga tahame neid teha. See on meie üks kõige suuremaid eesmärke, et siis eriti Liivalaial, et seal me ütleks väga halb ühistransport praegu, et see trammid lihtsalt tohutult soodustaks. Kas kellelgi on veel arvamusi? Ei ole? Teil ka, jah? Okei, nii. Ma arvan, et... Ja lähmegi siis reklaampausile kiiresti, et kohe kohtume teiega taas. Vada! Kas sul on ka peppuvarust? Kui su vastus on jah, siis ostke meie padi. Debati! See on selle nimi, jah. Debati! See on väga uus tehnoloogia, mille me arendasime välja. Ainult debattideks. Palun lase mul rääkida. Ma ütleks, et see on kõige uudsem tehnoloogia, mis on debati! See maksab 79,99 ja sa saad debati! See on mugav, siin on pehmed asjad sees ja nagu te näete, värv on ilus. Punane. Debati! See on pruun. Mis värvi see on? Vahet poole. Debati! Tere tulemast tagasi peale väikest reklaamipausi. Eelmise küsimuse saime väga head vastused. Nüüd on meil ka teine küsimus, et nimelt soovis Reformierakond see aasta kaotada lasteaia kohatasu. Et mida teie sellest arvate? Kas see on endiselt oluline ja miks see on oluline? Jah, te võite alustada, kui teid esimene ka. Mina. Nii, lasteaiad, kus ma alustan? Tänapäeval Tallinnas kõik on nii kallis, noored pered ei taha lapsi saada, kuna lasteaed maksab, kool maksab, toit maksab. Ma ütleks lihtsalt, et teeme lasteaia tasuta ja siis on kõigil hea töö. Ma tean, et Isamaa erakond, tema on väga selle vastu, ta vist vihkab noori peresid, ta vihkab Eesti tulevikku ja kui ma ausalt räägin, siis ta nagu tegelikult haiseb, ma saan teise koha võtta. Sooviks rääkida? Ja mis on midagi öelda, jah? Jaa, ma ei nõustu sellega. Jaa, väga hea arvamus, aga lähme tagasi, vaatame tänava küsitlust ja tuleme kohe siia tagasi. Oleme saabunud siia Tallinna tänavatele, et küsida inimeste käest, mida nad arvavad selle aasta KOV-valimistest. Oleme leidnud ka esimese ohvri, lähme küsime ta käest. Tere, mis on teie nimi? Ma olen Jevgeni. Mis erakondi te toetate? Sotsiaaldemokraat. Ja mida te arvate trammiteedest? Väga vajalik. Okei, aitäh teile. Tere, vabandust. Kes te olete? Ma olen Maris. Okei, mis erakonnast olete? Ma ei ole erakonnast, ma olen lihtsalt Maris. Okei, mida te arvate maksutõusudest Eesti Vabariigis? Ma vihkan teid, ma vihkan valitsus, ma vihkan eriti sotsi. Nagu Maris siin videos kui ütleb, siis ta armastab sotsiaaldemokraate. Ta vihkab praegust valitsust, armastab Jevgeni Ossinovskit ja kõik Tallinnased peaks valima just teda Tallinna linnapea kandidaadiks. Me tuleme tagasi peale väikest tänava küsitlust, loodan, et tänava inimesed arvavad samamoodi nagu meie siin saalis. Aga siis pöörduks ka meie viimase küsimuse poole, nimelt on Isamaa välja toonud, et nemad lähevad valimistele eesmärgiga makse langetada. Ma ei tea küll, kas nad on jõudnud õigele valimisele, sest kohalike omavalitsuste eesmärk ega võimalus ei ole makse langetada, aga küsime siis ka selle kohta küsimuse, et mida te arvate viimase 2 aasta maksutõusudest Eesti Vabariigis? Et esimesena käe tõstab, saab esimesena sõna. Jah, palun. Mina arvan, et maks on liiga palju tõusnud ja okei. Meil on ilma juurde tagasi jõuda. Jah, vabandust, et ilma eelistus kohe algamas. Tulge tagasi peale. Õues on nii soe. Õues on 27 kraadi ja ülimõnus. Tuul on selline 6-7 meetrit sekundis.
ja päike on UB14. Ülimõnus, minge randa ja mina olin ilmamees. Ilmajaam soovis meile ilusat ilma homseks päevaks. Tundub, et Isamaal nii hea ilm ei ole tulemas. Enda käitumist on valitseda ei oska, nagu te just nägite. Eesti Vabariigi kõige piinlikum erakond. Loodame, et nad loobuvad valimistest. Aitäh ja ilusat õhtut!